Tadraa! Piret Firefairy Costa Ricast teie ees taas kord Yellow Shallow. Täna mul on minu teine lillepärg, mille ma tegin eile. Huvitav, et ma esimese tegin ka laupäeval. Ja seekord oli ka laupäev, oli selline päev, kus ma mõtlesin, ma tegin ikkagi suhteliselt palju asju selles mõttes oma ajuga. Ja, aga ikkagi tundsin, et nüüd on vaja istuda ja lihtsalt teegeldada jälle ja tegin omale teise lillepärja, nii meeldib. Nii, ja täna, nagu ma juba pealkirjas mainisin, natuke teistmoodi pühapäevapühitsus. Täna ma jagan natukene seda, kus ma olen ja millised ideed mul on ja millised pakkumised mul nüüd on. Ja kõigepealt alustame emotsionaalse kommiga nagu alati ja kui sa tuled hiljem, siis küsi ka oma number, ma saadan sulle sõnumi. YouTube'is ma panen sulle kommentaari lihtsalt sõnum, teksti. Niimoodi ja alustame. Ma oleks võinud selle varem välja valida muidugi. Mis siis, kui sina, olles sinu tõeline sina, on kingitus ja muutus, mida see maailm vajab? See on Access Consciousnessilt. Ja see on nii hea, sest see on tõesti, ma aeg-ajalt jälle unustan selle väe ära, mis igal ühel meis on meie personaalne, individuaalne vägi, mida ainult meie saame olla. Et nagu ma unustan vahepeal ära ja mõtlen ikka, et ma saan midagi, kellegi teise asjad nagu, et ma saan samamoodi teha neid asju. Aga ei saa ja ei peagi. Et selles mõttes tulebki, ma jõuan oma pakkumiste juures ka selleni, kui oluline on see, et nagu leida iseenda blokeeringud, iseenda talendid, iseenda tugevused ja nõrkused, mis võivad ka tegelikult olla nõrkused, tugevused hoopiski. Nii, ma joon oma teist tassi kohvi. Alguses ma arvasin, et ma saan ühe tassiga hakkama, aga siis ma otsustasin, et ma ikkagi teen teise tassi veel. Niimoodi. Nii. Täna siis mul on lausa märkmik siin kaasas. Et miks ta on teistsugune? Kõigepealt mul ei olnud tunnet, mul ei olnud sellist motivatsiooni või sellist inspiratsiooni, et kellegi videosid tõlkida, nagu ma tavaliselt teen seda. Olen teinud, paneme minevikku, sest see on minevikus praegu. Võib-olla ma järgmine nädal jälle tõlgin, aga võib-olla mitte. Who knows, on ju, mitte keegi ei tea, mis tulevik toob. Kuigi me saame seda luua. Millest ma nüüd, mis toob mind ilusti selleni, kes on näinud mu postitust uue reaalsuse aktiveerimine. Mul on selline meditatsioon ja mul on juba paar tellijat sellele ka. Ja ma olen siin natukene juba tagasisidet ka jaganud ja ma ise teen seda ka jätkuvalt. Ja no tõsiselt see töötab selles mõttes, kui sa nagu tunned, et miski hoiab tagasi, siis ma ei saa aru, mis sind tagasi hoiab selles mõttes. See nagu energiavahetus ei ole väga suur ja see tõesti on vägev, nii et soovitan. Aga ma jõuan selle juurde tagasi või tegelikult, alustamegi siis sellest. Et miks ma nagu üldse niimoodi hakkasin nüüd oma neid meditatsioone niimoodi pakkuma energiavahetuse eest, et kui ma siiamaani olen kõike tasuta jaganud. Vot sellepärast, et oligi vastuseis. Mul oli vastuseis, ma tahtsin, tegelikult see algas millal see oli? Eelmine viimane täiskuu. Mõtlesin, ma teen täiskuu energiajoonduse ja siis nagu esiteks juba selle tegemise ajal oli nii palju segajaid, et see ajas mind närvi ja siis ma sain aru, sipelgud söövad mind siin. Sorry, on namaši vaja. Siis ma sain aru, et mul on ka tegelikult vastupanu või frustratsioon selles suhtes, et ma muudkui jagan ja midagi vastu ei saa. Ja siis ma mõtlesin, et see ei olegi kellegi teise asi mulle raha pakkuda. Minul on vaja endale raha pakkuda, ehk siis olla avatud vastu võtma ja küsi ja sulle antakse, eks ole, küsi ja sulle antakse.
nii, ja siis kohe nii, kui ma olin selle otsuse teinud, siis mul tuligi see uue reaalsuse aktiveerimise video plaksti. Mitte lambist, aga kohe tuli. Ja ilusti mingi takistus ei olnud ja tegin selle ära. Nii et see on väga võimas, soovitan väga vaadata. Nii, mul on siin juba mõned vaatajad. Kas saab numbreid, küsiks number 166, nii mul on täna 66 numbrit, panin ühe numbri juurde täna hommikul. Niisiis, et sellepärast ma hakkasin tegema energiavahetusega meditatsioone. Ehk siis enam ei anna lihtsalt tasuta, vaid küsin energiavahetust. Luban vastu võtta. Ja see on ka seotud sellega, et ma tunnen, ma tean, kui väärtuslik see on. Ja samamoodi raha on väärtuslik, eks ole, et nagu, ma ei oska nüüd seda, kuidas ma nüüd selle panen niimoodi sõnadesse, mida ma mõtlen sellega. Et nagu mul on see ka, ma olen nagu tähele pannud, et kui ma ei väärtusta raha või nagu lähen rahast mööda nii-öelda, et siis see maksab mulle kätte, siis raha ei taha enam minu juurde tulla. Aga kui ma nagu aktsepteerin või nagu saan aru, mis on väärtus, eks ole, ja et ka rahal on väärtus, siis see nagu see toidab nagu rohkem seda energiaringi nii-öelda. Ma ei tea, kas make ib sensi, ma ei tea, kas see ise endalegi mul make ib sensi. Aga igal juhul siin mingisugune energia nihe toimus. Nüüd, siin on mul sulle küsimus, kui näiteks sina ka, et kas sa näiteks tunned ka, et sinu ja andmise ja vastuvõtmise vahel ei ole praegu hetkel tasakaalu. Ja kui see sind puudutab, siis kirjuta siia kommentaar, võtan vastu. Võimalik, et sellest sünnib midagi, mingisugune ruum, kus me saame seda teemat koos avada. Et aitäh ja lähme edasi. Nii, nüüd, kuna ma selle esimese meditatsiooni tegin ära, uue reaalsuse aktiveerimise tegin ära, siis mul tuli kohe üks teine idee, mis mul tegelikult on natukene ootel. Mul on ta peaaegu valmis, aga siis mul tuli kohe suur idee, mida ma tahtsin kohe tegema hakata, mis on hommiku häälestused. Vaata, mul on see hommiku meditatsioon olemas üks, mis on jube hea, nagu ma seda ka aastaid olen kuulanud, aga nüüd mul tuli tunne, et teha niukseid nagu just selle päeva jaoks selle energiaga joondus. Nii et ma olen peaaegu, ma arvan, ma pean selle uuesti ümber tegema. Esimene on valmis, esimene tuleb see, mille ma annan tasuta, jagan avalikult. See on maagilise päeva hommiku häälestus. Ja nüüd oleks mul jälle väga hea meel nagu saada siit sinu käest ka ideid. Mina mõtlesin, et järgmised teemad võiksid olla kindlasti küllusliku päeva oma ja siis, kui sa oled mu külluse loomise töötoas, siis sellele meditatsioonile saad sa parema pakkumise, aga nad tulevad suhteliselt hea hinnaga. Need tulevad ikkagi mingi, ma ei tea, 3-4 euroga üks meditatsioon ja siis ma mõtlesin, et teeme ka nagu paketi, siis kui mul juba on, ütleme mingi, ma ei tea, mingi mõnus patakas neid olemas, siis on paketi pakkumine, mis on veel eriti hea. Nii, mul on siis sellised ideed, et siis esimene on maagiline päev, on ju, see on mul juba tegemisel, siis tuleb külluslik päev, siis tuleb seiklusrikas päev näiteks ja andke mulle teada, mis su mõtted on, et nagu kas sinu meelest, kas need teemad on ägedad, tahad sa midagi muud siia pakkuda, mõtlesin ka võiks ka teha puhkepäeva, sest vahel on ka nii, mis sa teed? Väike suke lepatriinu, aga tahtis mind sööma hakata siin. Mini lepatriinu. Et siis puhkepäeva hommiku häälestus samamoodi, eks ole, pühapäeva hommikuks, nii mõnus. Siis on mul edukas päev. Et siis näiteks, kui sul on, ütleme, et sa tead, et sul on palju tegemist, sükseid tegemisi, mis peaksid voolama, et siis edukas päev. Ja nüüd jah, et siis andke mulle ka ideid, mida te arvate, et ma võiks veel tegema.
veel tegema hakata, veel, mis ideedel veel teha hommikuhäälestusi, kui sa nüüd hiljem tulid, siis pead pärast järgi vaatama, ole hea, vaata järgi, sest need on olulised asjad seal ees ka. Nii, järgmine idee on, ma pole ammu töötubasid teinud. Et siis nüüd on nagu, mõtlesin, ma kunagi kuulutasin, vaata, kui ma tegin selle PPS-i video, peripersonaalne ruum, ehk siis see, kuidas me lähenesime teatud kehaosale ja siis tõmbusime tagasi, ehk siis katsetasime neid kehapiire. Et kui näiteks, kui sa tunned, et võiks selle töötoa teha, siis kirjuta siia kommentaarid 2 suurt T-d ja PPS, võivad väiksed ka olla, TT, PPS, ehk siis töötuba, PPS, mis siis peripersonaalne ruum, et selle kohta näiteks. Ja ma mõtlesin, seal võiks kohe teha 4 osas, ehk siis võtta nagu esimesed piirkonnad nagu kohe pikalt ikka. Siis järgmine töötoa idee on nii-öelda eneseväärtus või selline, see on see, mul tuli endal see üles, kui ma tegin seda Teal Swani raha, tal oli pakkumine, sai seda raha, mingi rahapakett oli tal siin ja siis seal oli üks worksheet nagu tööleht, kus ta küsis siis täpselt, et nagu minna nagu juuruskumuseni. Ja siis sealt mul tuligi üles, et ma ei usu, et ma olen väärtuslik, et ma olen väärt. Ja see on tõenäoliselt meil eestlastel päris sügavalt sees, see eneseväärtuse teema, et ma ei ole piisav või et keegi ei taha minu asju niikuinii ja et mida sa üldse kujutad ette, on ju? Mida sa üldse kujutad ette, kes sa siuke oled? Eks ole? Et see on nagu see teema, mis ma arvan, et võiks töötoa teha, aga nüüd jälle ma ootan nagu arvamusi. Ma tõenäoliselt teen selle kohta ka eraldi küsitluse. Et siis pane, kui sa nagu tunned, et see oleks see, milles sa tahaksid osaleda, tee väärtus. Ja 3. töötoa idee on loomulikult raha. Ehk siis kuigi need 2 eelmist on ka rahaga seotud, eks ole, aga et nagu üks viimane töötoa idee on siis tee raha, et kui sa tahaksid töötuba, raha teemalegi jälle, vahepeal ingliskeelsed sõnad sisse, siis kirjutad tee raha. Nii, aga küsi nüüd oma komme 1-66-ni. Nii, päris palju on juba ära räägitud. Mis siit nüüd? Ja siis jah, nüüd mina pakkusin ainult 3 teemat siin praegu, et kui sul on oma idee, mille kohta võiks töötoa teha, millisesse töötuppa sa tahaksid minuga koos tulla, sest see ongi see minu väärtus, eks ole, minu energia, see, kui sa tuled minu asju vaatama, siis sa sisened minu energia välja. Sellest, saad aru, see nagu tekkis mul see arusaamine, kui ma vaatasin viimast Lenka Lutonska videot, ta ütles selle välja, et see on kutse sinu energia välja, mida iganes sa nagu pakud. Aitäh, Ane küsib 2 numbrit. Et vot nii, et kui on mingid muud ideed, kirjuta mulle siia. Nii, ja siis me jõudsimegi selleni, ma ütlen vahepeal numbrid ära. Number 12. Pole mõtet ennast tagasi hoida. Me oleme siin maailmas, et avarduda. Et mul on siin ju ka, ma olen mõelnud ju selliseid asju ka, et täpselt selle avardumise teemasse, aitäh, Anne, et ma nagu tunnen, et ma tahan avarduda, aga samas ma tunnen ka, et nagu eestikeelne publik on suhteliselt väike, aga eks see on sellepärast, ma ei ole väga palju teinud ka ja nagu väga palju ennast võib-olla laiali ulatanud sinna. Et võib-olla peakski minema ainult inglisekeelseks, ainult nii-öelda nagu see sama Lenka Lutonska, ta on tegelikult Slovakkiast ja ta otsustas, et temast saab international coach, siis ta nagu lülitas ennast inglise keele peale üle. Aga samas ma tunnen nagu, kui ma nagu teen neid asju, mida ma teen kõigepealt iseenda jaoks neid. Ja siis iseenda jaoks ei ole mõtet inglise keeles teha. Et ma usun, et ma ikkagi see. Ja ikkagi kõik need pakkumised, mis ma siin pakun, et need on kõigepealt hea teha eesti keeles. Nii, ja number 14, ole see muutus, mida soovid maailmas näha. Mahatma Gandhi ütles seda. Nii. Ja nüüd ongi siis see, et viimane pakkumine.
kui sa tunned, et tahaksid, et keegi sind näeks, hoiaks sulle ruumi ja aitaks sul midagi lahti harutada. Ja sa ei saa sellega näiteks töötoas, grupis ei saa, see energia ei sobi sulle, siis ma olen nüüd avanud ka 1-1 kohtumised. Ja esialgu, vot mis see Pilleriin ütleb siin, järg kui raske on päriselt nende asjadega tööd teha, kõik on ju piisavusega seotud, nii raha kui just täpselt, ongi raha seotud sellega, aga nagu kui me raha kohta teeme, siis me teeme hästi palju, mul on nagu plaanis siuksed harjutused ja värgid, mis on täpselt rahaga seotud. Nii, ja number 23 Pilleriinilt aitäh. Ma ütlen siis kohe, kui ma olen selle lause lõpetanud, ma juba lõpetasin, et siis 1-1 kohtumised ja ma tunnen, et alustamiseks ma pakun, et võiks energiavahetus olla 33 €. Nii et ei ole üldse kallis. Nii, 23 Pilleriinile. Aeg, mida sa naudid raisata? Ei ole raisatud. Raiska. Nii, Pilleriiniga muide, rääkides ingliskeelsest, me alustasime mõlemad inglisekeelsete videotega, me teeme plänki iga päev, kes ei ole tähele pannud. See on see harjutus, kus sa nagu hoiad ennast niimoodi sirgen, nagu kätekõverdus, aga hoiad ennast üleval. Keegi küsis mu käest, kas see on siis nagu kätekõverdus, lihtsalt hoiad ühtne nagu asendid, et jah, põhimõtteliselt nii ongi. Ja me oleme nüüd teinud, tema on palju tugevam kui mina, tema jõuab palju kauem hoida. Aga nii äge, nii aitäh sulle, et sa inspireerisid mul ka seda alustasime. Me koos alustasime 1. aprillil, mis on väga hea aeg, oli energeetiliselt alustamiseks, aga vahet ei ole millal. Ja mina nagu oma videotes alati nagu ka nagu julgustan inimesi alustama uue harjumusega, et nagu see ei pea olema blank. See võib olla ükskõik mis uus harjumus, millega sa soovid alustada, et peaasi ongi siis järjepidevalt nagu teha seda. Ja minu jaoks ja Pilleriini jaoks vist ka tõenäoliselt ongi see, et me peame ennast filmima ja postitama, et see on nagu see, mis hoiab meid seda tegema, sest muidu oleks laisk ja ei viitsiks mõni päev. Mul on päris tihti nii, et mõni päev tunnen, et üldse ei viitsi. Aga sa mõtlen, ma pean selle video tegema, isegi reedel, kui ma tulin, mul oli, ma hommikul mõtlesin, ma äkki jõuan hommikul teha, ei jõudnud. Tegin peale turgu, tulin oma tururiietega, tegin selle plänki lühemalt kui tavaliselt. Aga jah. Ja veel siis nagu suur aitäh Annele ja Sirjele, kes on uue reaalsuse aktiveerimise videot juba teinud ja mulle tagasisidet andnud, et sobib. Ja Pilleriin muide oli mul kõige esimene, kes seda tegi. Nii et aitäh. Aha, näed, Pilleriinile. Ja minul on siin üks kohalik tüdruk, kes hakkas koos minuga tegema. Nii, ja nüüd on mul kõik uudised ära räägitud. Ja kes tahab uudised kuulda ja tuleb hiljem, siis peab vaatama otsast peale. Oleks nii tore, kui vaataksid otsast peale. Aga nüüd teeme energiajoondust, aga enne seda ma panen koera tuppa. Muidu ta hakkab aukuma, nii ma lähen käin korra ära. Video jääb pausi peale. Tagasi. Kõik südamed tulevad korraga, nii äge. Nii, viimane tuld kohvi ära joodud. Kellel on oma vesi kaasas, oma õnnistustega. Mul on siin maagia ja õnnistused. Võta üks lonks vett enne, kui pihta hakkame, see on hea. Siis leia mulle. Võta, ma panen enne pildi, siis ma pärast saan, kui ma tahan, siis ma pärast saan lõigata seda. Nii. Näiteks niimoodi. Leia mulle mugav asend. Kuskil, kus on sul mõnus omaette olemine, kus keegi sind ei sega. Kus sa saad olla iseenda jaoks selles hetkes, mis on nii oluline. Aitäh sulle, et sa seda teed. Aitäh, et sa oled valinud
võtta hetke iseenda jaoks. Ja hakkame hingama sügavamalt ja pehmemalt sisse ja välja. Ja nagu vajumegi selle mõnusa heaolu tunde sisse. Lihtsalt sügavamalt ja sügavamalt hingates ja lõdvestudes. Lihtsalt luba endal olla. Hingata ja lõdvestuda. Ja läheme iseenda sees sellesse kohta endas, kus on meie väike mina. See kõige väiksem, see mina, kes praegu vajab tähelepanu. Sa tunned ta ära, sa tead, kellest ma räägin. Hoiame tähelepanu tema energias, nagu tema olemuse juures. Oleme tema jaoks armastav ruum. Ja laseme tal ennast väljendada. Lihtsalt oleme tema jaoks seal olemas. Ja vaatleme teda, oleme temaga kohal, lubame kõike, mis tal öelda on või näidata on või kuidas ta ennast tunneb, sest me tunneme selle ära. Sest ta on meie osa. Nii kaua kui vaja on, nii kaua oleme temaga koos, ei kiirusta mitte midagi. Lihtsalt oleme siin selles armastuse ruumis koos selle osaga endast, kes on see meie väike mina, kes vajab meie armastust ja tähelepanu. Hingame rahulikult ja lubame kõigel üles tulla, mis peab üles tulema. Eriti oleme avatud kõikidele emotsioonidele, me ei suru ühtegi emotsiooni alla. Me laseme kogu sellel emotsioonide tulval, mis tahab ennast väljendada. Lubame sel tulla meile siia meie teadlikkusse. Ja me oleme lihtsalt armastav kohalolu kõigele, mis üles tuleb. Me ei mõista mitte kohut mitte millegi üle. Absoluutselt mitte millegi üle ei mõista kohut. Kõik meie sees on valideeritud, kõik on õigustatud nii-öelda. Kõigel on põhjus.
oleme tänulikud, kui see kõik välja tuleb, kui see kõik avaldub, väljendub. Tunneme seda, võtame selle vastu, oleme sellega kohal. Aitäh, 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 aitäh. Ja tunneme, kuidas kõik need emotsioonid, mis üles tulevad, me oleme see armastav ruum. Ja tunne, kuidas emamaa on ka siin selles protsessis meie jaoks. Emamaa transformeeriv ja maandav jõud on imeline vägi, mida me võime kaasata siia protsessi. Anname selle kõik, mis üles tuleb, emale maa. Ja tunneme seda, kuidas ta selle armastavalt vastu võtab. Isegi kui meie ei oska sellega mitte midagi pihta hakata, siis tema oskab. See on tema funktsioon, see on üks tema funktsioonidest, see on tema jaoks lihtne. See on üks osa temast. Ta saab meid alati maandada. Tunneme, kuidas kogu meie keha lõdvestub emamaa embuses. Kuidas me anname kõik emotsioonid, mis üles tulid, talle. Aitäh, 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 aitäh. Mul vist hakkab vihma sadama siin. Sina jää sellesse protsessi. Mul läheb siin väga laamendamiseks läheb. Võib-olla see on osa sellest protsessist. Võib-olla see peabki nii olema. Oleme sellele avatud. Jää sellesse protsessi nii kauaks, kui soovid. Ole see energia, see armastav ruum. Ja ole emamaa embuses koos kõikide emotsioonidega, mis üles tuleb. Nii kaua, kui vaja on.